Tänane tund on siis esimene kolmandas kursuses ja me alustame kordamisega, et me kordame, mis on koordinaatelistik, võtame mõned uued valemid ja kordame ka, võtame paar ülesandet, mis olid ka 9. klassis põhikoolis, mida me peame teadma, et need viimased ülesanded, mis me täna vaatame, need pigem on vajalikud selle kursuse teises osas. Aga juba hakkame vaikselt kordama need ka. Et siis kõige esimene, millest me räägime, on koordinaatelistik. Ma loodan, et see on tuttav teie jaoks, et meil on üks horisontaalne telg, see on X. Me nimetame seda kas X-teljeks või teine nimetus on abtsisstelg. Mul on siin see kirjas, selline huvitav nimi, ma ei tea, kas on teil see juba tuttav. Mõnikord õpikus on kirjas see nimetus, et abtsiss, punkti abtsiss tähendab, et see on punkti X koordinaat ehk abtsiss on X ja see nimetus kindlasti vaja teada. Ja Y-telje jaoks, Y-telg on siis vertikaalne telg, teine nimetus on ordinaattelg või siis Y-telg. Mina ise väga tihti need ei kasuta, aga õpikus võivad need olla, eksamil ka, et peame ikkagi need teadma. Koht, kus teljed lõiguvad, on nullkoht. Null on siin pandud, see on siis koordinaatide alguspunkt ja me ise valime, kui pikk on meie üks ühik. Et kui mul on pandud siin üks ühik siin, näiteks teie vihikus võib olla siis 1 ruut või 2 ruutu, mugavam nii, et siis teine ühik on juba sama pikk nagu see esimene, ehk see vahe peab olema sama. Ja negatiivne suund on siis nullist vasakule poole, see on X-telje jaoks, seal on siis miinusega väärtused ja Y-telje suhtes positiivsed lähevad ülesse ja negatiivsed alla. Ja kui on vaja näiteks mingi punkti panna, näiteks punkt A, punktil A tasandil on alati 2 koordinaati. X-koordinaat on esimene, näiteks see on 2 ja Y-koordinaat on alati teine. Ehk see, mis on esimesel kohal, see on X-koordinaat ja teisel kohal on Y-koordinaat, alati nii. Ja kuidas me seda punkti paneme, see on nagu kinosaalis, meil on pilet, kus on riida ja koht. Kui me teame ainult riida, me siis ei tea, kus me istume ja kui me ainult koha teame, siis me ka ei tea. Aga kui me teame mõlemad, siis me teame, kus me peame istuma. Ja X-teljel me võtame siis 2 ühiku ja Y-teljel 1. See tähendab, et meie punkt A asub siin. Seda me veel täna harjutame. Lähme natukene edasi. Kui keegi juba vaatas õppematerjalid, siis seal on juba teises nädalas või see ei ole isegi nädal, see võib olla natukene varem ka olla, et 2 valemit, et kui on antud 2 punkti, punkt A koordinaatidega X1, Y1 ja punkt B koordinaatidega X2, Y2. Need on mul siin antud koordinaatkujul ja need punktid on ka pandud joonisel, et kui me ühendame need punktid, siis meil tekib lõik AB ja siin on antud 2 valemit, et me saame esimese valemi järgi, selle valemi järgi, leida lõigu AB keskpunkt. See on siis keskpunkt. Kui me A ja B teame, siis me leiame keskpunkti nii, et liidame X-koordinaadid kokku, jagame 2-ga ja siis liidame Y-koordinaadid ja jagame 2-ga. Kohe proovime seda, näiteks punkti A koordinaadid on 2 ja 1 ja punkti B koordinaadid -3 ja 0. Näiteks sellised.
Leiame punkt, mis asub täpselt lõigu AB keskel. Punkt C koordinaatidega. Me liidame kokku X-koordinaadid ja me liidame kokku Y-koordinaadid. 2 pluss miinus 3 on -1, jagame 2-ga -0,5 ja 0,5 on teine koordinaat. See on siis keskpunkt. Ja teine valem, mis on antud, see on lõigu AB pikkus. Materjalides teil oli tähistatud see D-tähega, niimoodi oli kirjas. Aga teine tähistus, mis võiks olla, et kui me paneme AB nagu absoluutväärtus, sellised nagu sulud, see tähendabki, et see on lõigu AB pikkus või siis kaugus punktist A punktini B. Nii me teeme, et me X-koordinaadist, ühe punkti X-koordinaadist lahutame teise punkti X-koordinaadi, et me alati, kui me lahutame ja liidame, siis me ainult eraldi X-koordinaatidega tegeleme ja Y-koordinaatidega. Me ei liida ja ei lahuta X ja Y-koordinaat. Ja vahet ei ole, mis on siin punkt A, mis on punkt B, et ühe punkti X-koordinaadist me lahutame siis teise punkti X-koordinaadi. No siin mul ei ole, kuidagi ma väga nii kirjutasin, et siin ei ole väga ruumi. No ma teen siis siin niimoodi. Et AB pikkus, ruutjuur. No lahutame nii, et punktist B lahutame punkti A. -3, -2 ruudus pluss 0, -1 ruudus. Kui teha teistmoodi, et A punktist lahutada B punkti koordinaatid, siis midagi ei muutu, ikkagi lõik on sama ja pikkus on tal sama. Ja mis järjekorras me seda arvutame? Me võtame kõigepealt see, mis on sulu sees, arvutame seda, võtame ruudus, liidame pärast need ruudud kokku ja viimasena võtame ruutjuur. -5 ruudus pluss -1 ruudus. 25 pluss 1. Ruutjuur 26 võime jätta nii või siis ligikaudu kalkulaatoriga arvutame, mitu ühiku see on 5 koma millegagi seal. Aga täpne väärtus on siis ruutjuur 26 ja võib nii olla lõpus ka. Siis me oskame leida lõigu keskpunkti koordinaadid ja lõigu pikkuse. Teeme üks ülesanne. Ja ülesanne on siis selline, et on antud 3 punkti. Ja need punktid on vaja siis koordinaathelestiku peale panna. Ja ühendada need ja nii tekib kolmnurk MNF. Mul on koordinaathelestik järgmisel slaidil. Kõigepealt paneme punkti M, -2 ja 2. See on siis siin, see on punkt M. 3 ja 1. 3 on siin ja 1 on siin. Ehk see on punkt N ja punkt F. 3 ja -3, -3 on siin. See on siis F. Ja ma ühendan.
ja tekibki kolmnurk. Esimene punkt tehtud. Ma näitan ka seda ülesandet, et siin on kolmnurk joonistatud. Mis vaja edasi teha? Teine punkt selline, et on vaja leida mediaani ND pikkus. No kõigepealt me peame teadma, mis on mediaan. Ja mediaan kolmnurgas on selline lõik, mis on tõmmatud ühest tipust vastasküljele nii, et see lõik jagab selle lõigu teine ots, jagab vastaskülg pooleks. Ehk kuna mediaani tähistus ND ja meil on N-tipp olemas, siis me tõmbame seda mediaani küljele MF ja see punkt D peab olema täpselt keskel lõigu MF keskel. Et siin peab olema punkt D ja siis ND on mediaan. MD ja DF täpselt võrdsed. Kuidas me leiame siis ND pikkuse? Kõigepealt me leiame punkti D koordinaadid ja punkti D koordinaadid, kuna see on keskpunkt, lõigu MF keskpunkt, siis me kasutame punkti M ja punkti F koordinaadid D koordinaatide leidmiseks. Mina arvutan seda siin on mugavam, kõik andmed on olemas. Sinist värvi ikka teeme. Kõigepealt punkti D koordinaadid. M ja F võtame kokku. Kõigepealt X koordinaadid ja nüüd Y koordinaadid. -2 pluss 3 on 1 jagatud 2-ga 0,5 ja 2 pluss miinus 3. See on siis miinus 0,5. See on siis punkt D ja kui on vaja leida ND pikkuse, siis me mõlemad punktid võtame. Siis on ruutjuur. No mina lahutan siis D punktist N punkti. Kindlasti siin vaja tähelepanelikult vaadata, et õiged andmed kasutame. Siis võtame kõigepealt need tehed, mis on sulu sees, võtame ruudus need. -2,5 ruudus. Et mis täpsusega kirjutada, see on teie valik. Võite kohe arvutada isegi ühe tehega, et kalkulaatorid seda lubavad. Teete seda enda jaoks. Ja see on 6,25 pluss 2,25. 8,5. Mis on ligikaudu, siin ma pean oma kalkulaatori avama.
Umbes 2,9 ühiku. Vaatame, mis sellega on korras, ehk teine punkt on meil tehtud. Nüüd on vaja leida kolmnurga pindala. Äh, Eelmises kursuses me õppisime, kuidas kolmnurga pindalat leida ja meil oli 3 valemit, et seda teha. Üks on seotud alusega ja kõrgusega. Meile see ei sobi, kuna me sinna kõrgust praegu ei oska arvutada. Teine valem oli niimoodi, et oli külg, äh, teine külg ja nende vahelise nurga siinus omavahel korrutatud ja jagatud kõik 2-ga. Nurgasid me ka siin ei tea. Ja veel üks valem oli selline, et me kasutasime kõik 3 külje ja selle valemi nimetus oli Herooni valem ja mul on siin järgmisel slaidil on see valem toodud. Ehk et arvutada kolmnurga pindalat, me peame arvutama kõik 3 külje. Ehk me võtame praegu kõik need küljed MN, leiame selle pikkus, NF ja MF. Kasutame seda valemi, mis on 3. slaidil, aga siin on üks külg, me võime kohe jooniselt juba näha, kui pikk ta on, sest et ta on täitsa vertikaalne ja me võime kokku lugeda, mitu ühikut ta on. See on külg NF. Et NF siin on niimoodi, et see on 1, 2, 3, 4. NF pikkus on 4 ühiku, et seda me võime kohe kirjutada. NM või MN ja MF peame ikkagi arvutama valemi järgi. Mina need mäletan, kuna mul on 2 arvutit ja ma siis vaatan need koordinaadid ja võtan ja lahutan N punktist M punkti. Vabandust, siin on mingi väike probleem siin tekkis. Siis järgmine on 1 miinus 2. Kakskümmend viis pluss 6 on 26. Ma arvan, et me peame siin ligikaudu ikkagi arvutama. Kindlasti tehke seda ka, sest et ei pruugi minu arvutuskäigud olla õiged. 5,1 ligikaudu ja MF. F-ist lahutan M-i. -3 miinus 2. 5 ruudus pluss -5 ruudus.
50, see on umbes 7,1, kui ma ei eksi. No võib-olla 7,1 jah. 7,07. Nüüd kõik 3 külje on meil olemas. Liigume edasi ja kasutame Gironi valemi pindala leidmiseks. See väike P, see on pool ümbermõõt. Et kõigepealt me leiame P. Oih, kõigepealt P. See tähendab, et me kõik 3 külje liidame kokku. Meil oli 5,1 pluss 4 pluss 7,1. Jagatud 2-ga, see on siis 9, 16,1, 8,1. Ja S paneme nüüd kõik andmed. See 5,1, 8,1 miinus 4, 8,1 miinus 7,1. Kõigepealt me siis lahutame, korrutame ja siis ruudjuur. Arvutage palun ja kirjutage, kes jõudis juba vastuse. Võib ligikaudu kirjutada. Peab olema päris ilus vastus. Kasvõi korda 3 korda 4,1 korda 1. Jaa, umbes seal on
9,98 või midagi selline ja umbes 10 ruutühikut, meil ei ole siin sentimeetrid, et me võime isegi ennast kontrollida niimoodi, et me vaatame, mitu ühiku siin on, et üks ühik on selline ruuduke, et siin on umbes siis 10 tervet. Ongi nii, kui vaadata 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja siin need poolikud, kõik kokku annavad siis umbes 10 ühiku, et niimoodi võib ennast kontrollida alati, et kui näiteks teie vastus on 100, aga te näete, et seal mahub noh, 7 umbes jah, siis muidugi vaja siis uuesti arvutada. Mul tegelikult tekkis siin üks küsimus, aga kas me oskame arvutada nurka? Näiteks nurk alfa seisab siin, joonisel ma seda näitasin, et uuel slaidil kirjutan siis küsimuse. Kas nurka alfa saame leida? Mis te arvate? Me varem tegime ka sellised ülesanded, kus nurkasid ei olnud, olid kõik küljed ja oli küsimus, et leidke nurgad, et kolmnurga lahendamine, mõnikord selline ülesanne. Et meil on 2 varianti nurga leidmiseks. Me võime kasutada kosinüsteoreemi ja me võime kasutada pindala. Et praegu, kuna pindala on meil juba arvutatud, siis mugavam kasutada pindala nurga leidmiseks. Et proovime seekord teha nii, et mina juba täna rääkisin, et meil on 3 valemit, et pindala arvutada. Ühe me just kasutasime, see on Gironi valem ja veel oli selline, kus oli vaja korrutada külg ja nende vahelise nurga siinus ja kõik jagada 2-ga. Ma kirjutan praegu seda valemi meie kolmnurga jaoks. Kuna meil on vaja alfat leida, siis me võtame just need küljed, kus see alfa on vahel ehk mn korda mf korda siinus alfa jagatud 2-ga. Me teame siin pindalat, see on 10, külg mn 5,1, mf 7,1 ja 2 on 2, jah. Paneme kõik andmed sisse. Ja nüüd me saame leida siinus alfa ja kui siinus alfa leidnud, siis me kasutame kalkulaatori, et alfat leida. Kuidas me saame väljendada siinus alfa siit? Et me toome kõik numbrid, mis on siinus alfa kõrval teisele poole niimoodi, et me kasutame teine märk või teine tehe. Kuna see 2 on siin jagatis jagatud, siinus alfa jagatud selle 2-ga, siis me toome siia korrutismärgiga. Ja need 2 toome siia siis jagatismärgiga. Jagatise märk on sama nagu murdjoon ehk tuleb siis selline tulemus, et 10 korrutatud 2-ga, aga jagatud 5,1-ga ja 7,1-ga. Arvutame seda, peab olema 0 koma ja peale koma võtame 4 numbri. äh, 0,5523 ja leiame nüüd
alfat niimoodi, et kasutame nuppu siinus miinus 1. Ja seesama number, mis me leidsime just. Sellega me tegelesime palju, kui oli kursus number 2. Ise näete, et kõik on seotud, ikkagi õpitud kasutame. Kolmkümmend 33,5 kraadi. Miinus sain. Vaadake, et teie kalkulaator on režiimis dek, mitte rad. Kui on radiaani režiimis, siis teie arvutatud nurk on radiaanides ja see ei ole siis 33,5 kraadi. Et see oli siis selle ülesanne viimane punkt. Samamoodi saab ka teised nurgad leida, kasutades pindulat. Ehk sellised ülesanded võivad eksamil ka olla. Nüüd me võtame üks ülesanne, mis oli kunagi lõpueksamis, mis oli põhikoolis 9. klassis. Päris väike tekst, aga ma vist ei saa seda suuremaks teha. Et on antud koordinaatelistik. No, teie peate seda joonistama. Siin on ka kirjas, et joonistage, jah. Aga mina juba panin. Et esimene punkt. Joonistada vaja lineaarfunktsiooni y võrdub x-4 graafik. Lineaarfunktsiooni graafik on sirge joon. Me peame teadma 2 punkti, et seda joonistada, vähemalt 2 punkti. Ühe punkti ei piisa, et kui juba 2 punkti teame, siis läbi need joonistame sirge joont. Kust me need punktid võtame? Nagu ma rääkisin alguses, et tasandil punktil on 2 koordinaati x ja y. Vot see x koordinaat, ta on ka nimega sõltumatu muutuja. Et x me võime võtta peast ise, ükskõik mis arvu. Näiteks mina võin võtta x asemel 1, keegi teist võib näiteks võtta 0, -5, ükskõik mis arvu. No muidugi me arvestame sellega, et me paneme pärast seda punkti koordinaatelistiku peale ja ta ei saa olla näiteks 100, kuna ta lihtsalt siia ei mahu. Ja me joonistame niimoodi, et ma näitan, kuidas tavaliselt võib-olla keegi mäletab põhikoolist, et joonistasime niimoodi, et tegime tabeli, kus üleval on x koordinaadid ja all on y koordinaadid. Ja siis x asemel, no näiteks ma võtan siis 1 ja võtan 2. Aga võib-olla seal ka 3 ja 5 ja 4 ja nii edasi. Ja y koordinaadid ma arvutan. Y koordinaat on sõltuv muutuja ja see sõltuvus ongi funktsioon. Sellest me räägime rohkem 11. klassis järgmine aasta. Aga praegu on vaja lihtsalt aru saada, et x on sõltumatu, see on meie vaba valik ja y me alati arvutame ja see valem, mis on antud, y võrdub x-4, ongi y arvutamiseks valem. Võib niimoodi mõelda. Ehk funktsioon. Kui x on 1, siis y on 1-4 ehk -3. Ja kui x on 2, siis y on 2-4 ehk -2. Nüüd on 2 punkti, ma võin niimoodi kirjutada, et üks punkt koordinaatidega 1-3, teine punkt koordinaatidega 2-2. Need 2 punkti ma panen koordinaatelistiku peale. 1 ja -3 asub siin.
2 miinus 2 asub siin. Ja ma tõmban joont. See on meie funktsioon, lineaarfunktsiooni graafik y võrdub x miinus 4. Ja siin esimeses punktis on veel vaja x-teljega paralleelne sirge, mis lõikab y-teljega punktis 0,3. Kõigepealt paneme seda punkti 0,3. Ta asub siin ja ta peab siis olema x-teljega paralleelne. Ehk ta on siin. Esimene punkt tehtud. Teine punkt. Tähista saadud sirge ja funktsiooni graafiku lõikepunkt. No siin mul ääres see punkt, olgu see on punkt M, siin ei ole antud, jah, mis, jah, et ja punkti M koordinaadid, ma vaatan graafikul, et see on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 3. 7 ongi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jah, 7 ja 3. See on siis lõikepunkt, kus need sirged lõikavad omavahel. Kolmas punkt. Nüüd on vaja viirutada kolmnurk, mille üheks tipuks on leitud lõikepunkt ning ülejäänud tippudeks on saadud sirgete lõikepunktid y-teljega. Siis see punkt on see ja nende vahel on siis kolmnurk. Viirutame seda. Selline kolmnurk siis tekkis. Kolmas punkt on ka tehtud. Neljas punkt. Selgita, mis liiki kolmnurgaga on tegemist. Liigitamisel külgede järgi. Mis te ise arvate, mis kolmnurk see on? Jaa, see on, Margo, see on õige, see on täisnurkne kolmnurk, aga siin on kirjas, et liigitamisel külgede järgi. Mis see tähendab? Millised veel kolmnurgad on? Täisnurkne, see on nurkade järgi. Ta on võrdhaarne, väga õige, sellepärast, et see vertikaalne külg on sama pikk nagu horisontaalne. Võrdhaarne ja on vaja selle kolmnurga pindalat ka leida. No siin me muidugi kasutame seda omadust, et ta on täisnurkne ja kui on täisnurkse kolmnurga pindalaga tegemist, siis me korrutame kaadid korda kaadid ja jagame seda korrutis 2-ga. Need haarad on võrdsed ja igaüks on 7, mõlemad on siis kaaditid, 7 korda 7 jagatud 2-ga. 25,40,5. Ei, 24,5. Ruutühiku, see on siis pindala. Vot selline ülesanne, mis ei olnud väga raske, aga nüüd me võtame veel ühe, mis ka oli kunagi eksamil.
aga mitte nii kaua aega tagasi nagu see, et see oli paar aastat tagasi. Mhm. Koordinaatelistik on mul siin antud. Ma vaatan, kas see sobib, aga vaatame kõigepealt need punktid. Esimene, pärast teine ja esimene ja teine omavahel ei ole seotud. Ja kolmas muidugi seotud mõlemaga, sellepärast et siin me mõned punktid leiame, mis moodustavad siis kolmnurga ja selle kolmnurga pindala ka leiame. No esimene punkt on siin lineaarfunktsioon, seda me just tegime. Mina vormistasin seda nagu tabelis kujul. Nii. Kas on arusaadav see vormistamine? Kui ei ole, siis võib lihtsalt kirjutada. Et kuna x on sõltumatu muutuja, siis te kirjutate x võrdub näiteks 1. Siis y võrdub 3 miinus 1 ehk 2. Siis tekkis punkt 1 ja 2. Ei pea olema see väike tabel, kui ei meeldi. Aga kui meeldib, siis võib ka tabeli kujul, nii nagu me eelmises ülesandes tegime. Teine x, et kuna sirgejoone jaoks on vaja 2 punkti, siis teine x ja mina nüüd võtan negatiivse. Aga teie võite võtta oma x-i ja ikkagi see joon, mis te joonistate vihikus, on täpselt sama nagu minu joon. Et vahet ei ole, mis x-iga tegemist, mis x-i te võtsite, tulemus on ikkagi sama. X on siis sõltumatu muutuja, võtame peas, y me arvutame. Teine punkt on -1 ja 4. Siis 1 ja 2 koordinaatidega esimene punkt, -1 ja 4 teine punkt. Ma võtan koordinaatelistik, mis on järgmisel slaidil ja panen need punktid. Üks ja 2. Üks punkt ja -1 ja 4. See on y võrdub 3 miinus x. Nüüd me vaatame teksti. Ja siin on vaja punktid A ja punkti B panna joonisel. Punkt A asub seal, kus see graafik, see joon lõikab X-telje ja punkt B seal, kus Y-telje. Siis punkt A on meil siin. Ja punkt B on siin. Esimene punkt tehtud. Teine punkt. Sellega me veel ei tegelenud. Teises punktis ei ole enam sirget joont. Seal on parabool. Kuna tegemist on ruutfunktsiooni graafikuga ja ruutfunktsiooni graafik näeb välja, ma
kasutan järgmist slaidi, kirjutan seda funktsiooni, mis vaja joonistada, graafiku. Ja parapool on selline kõverjoon ja tal on haarad ja need haarad on sümmeetrilised, kui võtta sümmeetria telk ja see kõige madalam punkt, haarad võib olla ka suunatud ülespoole, siis on kõige kõrgem punkt, see on siis haripunkt ja kohad, kus parapool lõikab X-telje, on siis nullkohad. Ja need me leiame nii, et me lahendame võrrandi. Kuna meil on nullkohad vaja leida ja parapooli haripunkt ka, siis me alustame nullkohtadega. Me võtame Y asemel nulli ja lahendame võrrandi. Seda me teeme läbi diskriminanti. Kõigepealt võtame koefitsientid ja siis arvutame diskriminanti D. Ma kirjutan ikkagi valemi, aga ma loodan väga, et teil seda pole vaja, sest et see valem on juba ammu-ammu peas. Kui ei ole peas, siis kindlasti muretsege sellele, et ta on peas. Ise näete, me kogu aeg seda kasutame. Arvutame lõpuni. On 4, jah? 16 miinus 12, 4. Esimene miinus B pluss ruutjuur D jagatud 2A-ga. Kuna B is on miinus 4, siis miinus B on vastupidi 4 pluss ruutjuur 4 jagatud 2 korda 1. 4 pluss 2 jagatud 2 on 3. Ja teine nullkoht miinus B miinus ruutjuur D jagatud 2A-ga. 4 miinus 2 jagatud 2-ga on 1. Nullkohad tähendavad seda, et meil on sellised punktid tekkisid. 3, 0, 1 punkt, 1, 0, teine punkt. Võtame slaid, kus on koordinaatelistik ja paneme need punktid 0, 3 või 3, 0 ja 1, 0. Ma kasutan teise värvi, arvan. Sinist. See on siis see nullkoht ja see nullkoht. Nüüd on vaja haripunkti leida. Ja siin on 2 meetodit, kuidas me seda leiame. Üks meetod on valem, et me haripunkti X koordinaati, X indeksiga H leiame valemiga miinus B jagatud 2A-ga. Vaadake, see on väga sarnane sellega, kuidas me leidsime X1 ja X2, jah? Siin ei ole lihtsalt seda D osad, jah? Ja niimoodi me leiame haripunkti X koordinaat. Y koordinaat me arvutame, kui me paneme seda XH esialgse valemi sisse, et me alati Y arvutame läbi X-i. Ja siin on nii, et B on miinus 4 ehk miinus 4 on 4
jagatud 2 korda 1 on 2. X-koordinaat on 2, aga Y-koordinaat me peame veel otsima. Kuidas leida haripunkt, kui me ei mäleta valemi? Vaadake nullkohad, see on 1 ja 3. Haripunkt asub täpselt nende keskel. Ehk X-koordinaat peab olema 2. Et kui ei mäleta valemist, siis vabalt võite kasutada seda teist meetodit või kui meeldib see teine meetod, siis ka võite kasutada seda teist meetodit ja siis ei pea valemit õppima, et haripunkt asub nullkohtade täpselt keskel, siis X-koordinaat on võimalik ka nii leida. Aga Y-koordinaat me arvutame nii, et me võtame YH, võtame see esialgne valem, mis mul kollase värviga värvitud, paneme X-i asemel XH ehk 2. Neli -1 vist peab olema, jah? Haripunkt on siis 2 ja -1. Kasutan nüüd mingit teist värvi, punast siin veel ei ole, et see on siis haripunkt ja need 3 punktit, 2 sinist ja 1 punane, juba ütlevad meile umbes, kuidas parabool siin paikneb. Võib isegi olla nii, et mul on siin natukene valesti, et ta ikkagi läheb niipidi. Kuidas ma tean, kus parabool lõikab Y-telje? On selline üks nipp, et vot see C-koordinaat näitabki koht, kus Y-teljel Y-telg ja parabool lõikavad ehk punktis 3. Meil on seisab siin punkt B. No mitte nii ilus parabool, ma loodan, et teie vihikutes on palju ilusamad, aga vaatame ülesanne, mis oli siin küsitud. H-punkt paneme, haripunkt. Haripunkt on siin H. Vaatame ülesanne. Arvuta ruutfunktsiooni nullkohad ja parabooli haripunkti H koordinaadid tehtud. Joonista samale koordinaattasandile selle ruutfunktsiooni graafik tehtud ja märgi joonisel punkti H tehtud. Ehk teine punkt on tehtud. Nüüd on vaja viirutada joonisel kolmnurga ABH. Kollast värvi. Kõigepealt siis küljed ikkagi, jah? Ma ühendan punktid AH, HB ja BA on juba olemas. Selline pisikene kolmnurk. Ja on vaja ka leida selle kolmnurga pindalad. Me seda oskame, sellepärast et me juba teame uue materjali, et me teame Geroni valemi. Me võime Geroni valemiga seda teha. Aga muidu siin kas ta ei ole täisnurkne ju? Minu arust mitte.
Vähemalt minu joonisel ta on nagu võrdhaarne. Mhm. Siin ka muidugi võib leida kõrguse, aga teeme teistmoodi natukene. Tõmbame siin kõrgust, sest et Gironi valimi me täna kasutasime, kordasime seda. Me ka mm, või mul on natukene viltu siin. Kas ta ei ole täisnurkne? Kuidas teil tundub? 3 ja 3. 4 ja 2. Ma siin natukene mõtlen. Teil on omad joonised, vaadake, kas ta on võrdhaarne või ta on täisnurkne. Ikkagi ma arvan, et Gironi valimiga me peame tegelema. 4 on siis 16. Ta ei ole võrdhaarne jah. See HB ja AB ei ole võrdsed. 16, 20 on siin on 9 + 9, jah. Et ikkagi kasutame Gironi valimi. Ta on võib-olla täisnurkne. Noh, meil ei ole siin varianti, me peame siis leidma iga külje pikkuse ja kuidas me saame seda teha? On teil variandid? Kas läbi punkte, nagu me täna võtsime? Siin on ka võimalik teistmoodi, et siin võtta täisnurksed kolmnurgad, kus on need küljed hipotenuusid ja siis arvutada pikkuse. Et see variant on ka olemas, et näiteks kui võtta külg AB, ma natukene siis see on hipotenuus kolmnurgas, mis ma praegu proovin rohelistega märgistada. Ei taha ta mul kirjutada. No mul pliiats ei kirjuta, et siin vaja siis natukene oodata. Õnneks meil on aega olemas. Okei, me teeme siis nii, et pange punkti B kõrval punkti B koordinaadid, punkti A kõrval punkti A koordinaadid ja punkti H kõrval punkti H koordinaadid ja arvutage iga kolmnurga külje pikkus, kasutades lõigu pikkuse valemi, mis oli alguses antud ja kirjutage palun mulle vastused. Meil on vaja siis külg AB, AH ja BH. Siin kirjutab.
A, B, siin on üks slaid, kus ei taheta kirjutada, nüüd ta siin kirjutab ka. Siis AB pikkus, AH pikkus ja BH. B koordinaadid on 0, 3, A koordinaadid on 3, 0 ja H koordinaadid olid siis meil 2 ja -1. Loodan, et te mäletate, kuidas teha, et arvutame. Kui midagi leidnud, siis te võite kirjutada. Võtame ligikaudu üks number peale koma. No ma juba arvutasin, kirjutan, muidu me ei jõua. 4,2. Mina sain, ma loodan, et te mind kontrollite ka, et teil on omad lahendid ka olemas. Oi, 4,5 on siin. Ja see on siis 1,4. Ja see ongi täisnurkne kolmnurk. Kui vaadata need küljed, siis see 4,5 ruudus, see 1,4 ruudus pluss pluss 4,2 ruudus. Üks koma 96. No umbes jah. Samas, no meil on siin ligikaudu ka võetud.
et Gironi valimiga lõpuni ikkagi arvutame. Et võtame pool ümbermõõt. 9,1 ehk 5,05. Ja S võrdub sama valem, mis me täna kasutasime. 0,5 korda. Ma juba lahutan, ma arvan, kõik need küljed. Siis ei ole nii palju kirjutamist. 5,05 on 0,85. Kolm koma 65. Ja 0,55. Siis korrutame kõik läbi. Ja võtame ruutjuur. Mina sain 2,93. No ta on väike jah, et kui üks ühik on siin selline ruut, kus on 4 väike ruutu, siis on tõesti nii.